Jumal, ma tänan, et sina näed. Ja ma tänan, et sul on tõesti head lahendused ja plaanid ja mõtted, issand. Halleluuja.
tänu sulle, issand. Sina oled aus tõusnud. Sina oled elav Jumal. Sina oled kuningas. Ja sa oled seda tänasel päeval. Sa oled seda üle taeva, üle maa, nii nagu pühakiri ütleb. Aga sa oled seda ka meie eludes. Sina oled meie kuningas. Sina oled see üles tõusnud kuningas, kelle kohta pühakiri ütleb, et kes teeb ka meie surelikud ihud elavaks. Sina oled tõmmanud meid pimedusest valgusesse. Ja see on meie tänu, issand. Meie tänu, et sa oled mõtlenud meie peale, sa mõtled meie peale. Ja sa oled toonud meid surmast elusse. Aitäh, issand, sulle selle kõige eest. Aitäh sulle, issand. Tänu ja kiitus sulle, issand. Amen. Aga nüüd me läheme edasi sõnaosa juurde ja mul on suur rõõm ja eesõigus kutsuda täna siia sõna jagama Elusõna koguduse pastori Heino Lillelähe, nii et ma palun, et Heino, sa tuleksid ja jagaksid ja annaksid edasi selle sõnumi, mida Jumal on sinul andnud meie jaoks. Et ole julge tulema, sa võid kodus käsi kokku lüüa ja plaksuta öelda tänu Jumalale, et sina toidab meid. Kiitos Jumalale. Ja kogudus, aitäh selle kutse eest, aitäh ülistajatele. Et tänases ajas, me ei hakka seda aega enam siin üle rääkima, aga et oleme sellises ajas, nagu me oleme. Aga Jumal ei ole ennast muutnud. Et kiitus Jumalale selle eest. Aga lähme kohe sõna juurde, nii et aga enne kui me lähme, lihtsalt oleme hetke veel palves. Isa, tõesti, me täname sind selle võimaluse eest olla koos. Me täname sind, me võime olla koos vaimus ja olla koos ühendatud sinu vaimuga. Ja tõesti, me täname sind, isand, sinu sõna eest ja me palume ka, isad, et see sõna tõesti, mis sa tahad, et ma täna jagaksin, püha vaim, aita mind, aita meil rääkida just sellest, mida me peame rääkima, isand, ja tõesti tänan sind sinu tugevuse eest, sinu värskuse eest. Ma tänan sind kogu Jumala rahva eest ja tõesti palun, et see sõna võiks tõsta kinnitada meie vaimu, isand, tõsta meid ülesse, et see võiks, isand, kinnitada meie vaim inimest, isand, ja puhastada meid ja kinnitada meid, isa, ja me tõesti tänan sind selle eest Jeesuse Kristuse võimsal nimel. Amen. Kui sa oled nii hea, kui sul on piibel kaasas, siin olles või kui sul on piibel laua peal, et siis võtame koos ja loeme Johannese 5. peatükist. Ma usun, et see on tuttav lugu, aga Johannese 5. Pärast seda oli juutide püha ja Jeesus läks üles Jeruusalemma. Aga Jeruusalemmas on lamba värava juures tiik, mida heebrea keeles hüütakse Betsataks. Sellel on 5 sammast käiku ja suur hulk haigeid, pimedaid, jalutuid ja halvatuid, kes kõik ootasid vee liikumist, sest aeg-ajalt tuli ingel alla taevast või ingel alla ja segas vett. Kes nüüd esimesena pärast vee segamist sisse astud, sai terveks. Ükskõik, mis haiguses ta oli. Aga seal oli inimene, kes oli olnud haige 38 aastat. Ja kui Jeesus nägi teda seal lamamas, sai ta teada, et ta juba nii kaua aega on haige, küsis ta temalt, kas sa tahad terveks saada. Ja haige vastas talle, isand, mul ei ole kedagi, kes mind aitaks tiiki, kui vesi hakkab liikuma. Sellal, kui mina olen alles teel, astub mõni teine sinna sisse. Ja Jeesus ütles talle, tõuse üles, võtta oma kanderaam ja kõnni. Ja inimene sai otse kohe terveks, võttis oma kanderaami ja kõndis, kuid see oli hingamispäev. See on võimas lugu. Sõna ütleb siin, et seal tiigi ümber oli suur hulk haigeid, pimedaid, jalutuid, halvatuid, kes kõik, need on rasked haigused, need on
kui keegi on olnud halvatu, siis sa ootad imet ja kõik nad ootasid vee liikumist. Ja me ei tea, mis põhjusel ja kuidas see välja nägi, aga aeg-ajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett. Jätame selle sinna paika, et kuidas see võis sellisel moel olla. Aga ükskõik, kes esimesena sisse astus, sai terveks. Ja seal oli üks inimene, kes oli olnud haige 38 aastat. 38 aastat on päris pikk aeg haige olla. Selle aja jooksul võib nii mõndagi inimese elus juhtuda, eriti tema mõistuses. Kui keegi kannatab 38 aastat jutti teatud haiguse all, siis see haigus käib sinuga kaasas. See vormib sind, see muudab sinu meelsust, see muudab sinu vaimsust. Aga Jeesus ütleb, et Jeesus nägi teda seal lamamas ja ta sai teada. Ju ta siis küsis tema käest ise või kellegi käest, et kaua see vend siin on olnud. Ja me teame teistest lugudes samamoodi, kus Jeesus tervendab, siis see on huvitav, et mõnes kohas öeldakse, et Jeesus nägi, et tal oli usku terveks saada. See on huvitav, et Jumalaga koos käies või Jumala puhul on see, et Jumal näeb, kas inimeses on usku või ei ole usku. Meie võime seda mingil moel üksteise eest varjata, mingisugute klišeedega, eks ole, et ma usun. Aga sa võid isegi kogeda seda, et see usk on nagu sisu tühi. Või kui keegi ütleb, et tal on usku, siis tal on tõesti usku ja sa näed seda, et see usul on nagu kaal, et sa tajud seda ja sinu enda puhul samamoodi, et sul ei pruugi olla palju asju siin elus, aga küsimus on selles, et sa võid tajuda, et sul on usku millegi jaoks ja see ei sõltu üldse välisest, see ei sõltu üldse sellest, et kui palju sul raha on või sinu staatusest millestki, vaid usk on midagi väga erilist. Usk on midagi kalli hinnalist Jumala jaoks ja usk on miski, usk on nagu lihas. Et kui sa ei ole kaua aega lihast treeninud, siis ma ütlen küll, siis on vaja hakata treenima. Aga mul on teatud lihased, võib-olla mul ei paista seda hästi välja kuskilt, aga mul on lihast ja kui me poistega kodus ikka, poisid teevad kogu aeg trenni, mina teen ka trenni, et mul on lihased, mida võib-olla kohe ei ole pelgalt näha, aga kui läheb jõukatsumuseks, siis tuleb see lihas kuskilt esile. Öeldakse, ohoh, et vana mees ei olegi nii vana mees. Ja tõsi on see, et täpselt samamoodi on nagu usuga, et ega sa ei näe, et kellel on usku ja see ei puuduta üldse inimese iseloomu ka samamoodi, või inimese sellist nagu loomust või kuidas inimene nagu välja näeb, et meil on mõnikord selline tunne, et usk on ainult sellisel inimesel, kes on hästi selline nagu et kogu aeg ta väliselt on tal impulsiivne selline, et kus paneb alles, ka karjäätši parem, et selline usuvend, eks ole. Aga see ei pruugi olla üldse nii, et keegi on selline tagasihoidlikum või vaiksem või ta loomu poolest on teissugusem. Me mõtleme, et huvitav, kas tal liigub ka üldse mingi närv või liigu. Et kui palju tal usku on. Sellel inimesel võib olla palju rohkem usku või mõnel teisel kokku. Jeesus näeb selle mehel, et tal on usku. Ma olen täiesti veendunud selles, et ta näeb seda. Luba, ma ütlen sulle, miks ma arvan seda nii. Ta ütleb siin, et Jeesus nägi teda seal lamamas, sai teada, et ta juba nii kaua aega on olnud haige 38 aastat ja ta küsib temalt, kas sa tahad terveks saada. Nüüd Jeesus selles mõttes paneb teda proovile ja küsib, kas sa tahad terveks saada. Sest kui sa ei taha terveks saada, või üldse kui sa ei taha, siis ega midagi, keegi ei saa sind aidata. Tahe on midagi sellist, mis on Jumal inimese sisse pannud. Ja tahe on midagi jumalikku, midagi sellist, mis kui tahe murdub, siis ega väga palju teha ei saa teise inimese jaoks. Tahe on võimalik nagu tagasi leida või tagasi saada, et väga palju on seda imet just, et kui inimene on nagu mingi asja suhtes nagu tahte kaotanud, tahte elada või tahte midagi püüelda või tahte edasi liikuda, et siis on vaja lihtsalt tohutut aega tervenemiseks ja on vaja lihtsalt imet, et inimene saab selle tahte tagasi. See on ülioluline, sellepärast, et kui tal ei ole tahet, siis sa võid talle rääkida hommikust õhtuni, see ei aita teda.
Inimene peab leidma selle tahte tagasi. Ta küsib, kas sa tahad terveks saada? Mis sa tahad? Tahad sa terveks saada või mida? Ja siis see mees vastab talle, isand, mul ei ole kedagi. Ta ei ütle, ma ei taha. Mul ei ole lihtsalt kedagi. Ja see on üks huvitav asi, et on väga suur vahe, kui sul ei ole sellel taha. Nagu ma ütlesin, et sul võib olla vähe asju, aga sul on suur usk. Sa ikkagi püüdled edasi. On väga suur vahe sellest, kui sul ei ole. Lihtsalt ei ole teatud asju. Või see, et ta ei tahagi. Ja inimene, kes ei taha, tal on väga raske midagi ka saada. Ja sellepärast see, mida Jumal tahab teha meie südametes, on see, et ta tahab nagu selle tahte üles nagu õhutada meie sees, et meil tekiks soov ja tahe. Ja Jumal tahab anda seda ja Jumala vaim on see, kes seda teeb meie sees, et meil tekib tahe. Ja meil tekib see igatsus teatud asjade järgi. Ja ma usun, et sa oled seda oma elus kogenud nii väiksematel või suurematel kordadel, kus mõnikord sa tunned, et sa lööd nagu mingi asjale käega, et mingi asi ei ole juhtunud su elus. On see puudutanud see tervenemist või puudutanud see mingid suhted või puudutanud see lihtsalt elus edasi minemist ja kuidagi nagu selline lihtsalt apaatne seisund tekib. Aga ühel hetkel püha vaim siin mingil hetkel nagu kõnetab ja sa tunned nagu ei. No sa tunned lihtsalt seda impulssi, see on nagu usu impulss. Ja ma usun, et igas inimeses on see usunärv olemas. Ta ütleb, et sõna ju ütleb seda, et ta on andnud igasse inimesse andnud usu mõõdu. Et see ei ole nii, et ühel on usku ja teisel üldse ei ole usku. Ei, see usk, nagu ma ütlesin, et see on nagu lihas, mis tuleb lihtsalt nagu üles äratada. Ja meis kõigis on usku. Meis kõigis on usku ja Jumal tahab seda usku nagu sinus üles äratada ja mõnikord Jumal kasutab teatud hetki. See on täiesti erakordne, kus ta võib neid hetki nagu kasutada või leida, kus ühel hetkel sa tunned, et ei, ma ei ole nõus sellega, kus ma olen. Ei, ma ei ole nõus nagu selle olukorraga või et ma usun, et on palju rohkem ja sa tunned, et nagu see ja usk on positiivne. Usk on midagi sellist, mis sind lihtsalt tõstab ülesse ja usk on midagi sellist, mis sulle endale ka meeldib. Halleluuja. Ja inimesed, kes on sinu kõrval, kes on, nii hea on olla inimestega, kes on usumeelsed, ütleme siis niimoodi. Ma ei räägi sellisest, kuidas fake on, võltsist usust või et sa lihtsalt kuidagi manad seda usku esile. Ei, kui sa usud millegisse, sa usud millegisse. Sa oled lihtsalt millegile pihta saanud või sa oled ära tundnud tõe või sa oled ära tundnud selle hetke, sa tunned, et püha vaim on sind kõnetanud, et püha vaim on sulle ellu rääkinud ja midagi nagu tärkab üles sinu sees ja ütled, ma vajan seda. Ma vajan seda ja ma tahan seda, ma hoian selles kinni. Võib-olla ta kuidagi ununes ära, võib-olla kadus ta kuhugi unustuste hõlma. Aga ühel hetkel sa tunned, ei, sa haarad jälle sellest nagu kinni, ütled, ma lähen edasi. Või et ma suudan, ma saan hakkama või et ei ole midagi, Jumal on minuga. Saad aru, nagu usk tõuseb sinu sees ülesse ja see on see, mida Jeesus selle mehe puhul nägi. Ta küsis enne kõike, kas sa tahad? Ja mees vastas, mul ei ole seda inimest. Ja see oli tõsi. Mul ei ole seda inimest. Ja see ei olnud negatiivne tunnistus, vaid see oligi hetke olukord. Sellepärast, et kõigil, kes enne vette said, oli keegi olemas. See oligi olukord. Sellepärast, et pimedal oli keegi, kes teda talutas. No inimesed olid seal ju selle tiigi ääre peal. Et kui nüüd ingel tuli, siis ma arvan, et sõbrad olid valmis, et oota, mul on üks hea sõber, et nii kui seisa sina siin tiigi ääre peal, kui ingel tuleb, siis kohe jalaga lükkan su siit. Aga see vend teadis, et mul ei olegi kedagi, kes ütles, et kuule, ole hea vend, tule. Anna üks, ma seisan vähemalt seal, lükka mind lihtsalt üle selle tiigi ääre sinna vette, et ma saaks esimesena. Tal ei olnud kedagi, Jeesus teadis seda. Ta teab seda ka, mida meil ei ole. Ta teab seda. Ja see ei ole probleem. See, et meil ei ole teatud asju, ei ole meie probleem. Probleem on siis, kui me ei taha mitte midagi. Kui tahe kaob ära, lihtsalt tekib selline tahtmatus
midagi näha, tahtmatus oma elu muuta, tahtmatus näha imet oma elus. See vend tahtis 38 aastat ja tema tahe ei olnud kadunud. Minu jaoks on see ime. Kui sa oled 38 aastat mingis olukorras, seisundis ja see asi ei ole lahenenud, siis kallid sõbrad, mina olen küll näinud, mida kibedus võib teha inimesega, pettumus võib teha inimesega. Ja seda on tänapäeval väga palju. Kui palju teist on siin olnud kunagi pettunud, kibe? Saaks tõstaks teisi jalaga üles. Ma olen olnud palju kordi pettunud ja kibe ja ma olen olnud inimeste peale, ma olen Jumala peale, ma olen ühele ja teise iseenda peale. Neid kordi on lugematul hetkel. Ja iga kord sa saad aru, et ükskõik kui palju sul ka õigust ei ole, sa pead lihtsalt meelt parandama. Ma saan aru sellest, et kibeduse vastu ja tegelikult ei äita ükski muu ravi kui meeleparandus. Ma olen seda ise oma ihikus elus näinud. Et ma pean tegelema, kui mu sees on nagu pettumus millegi suhtes, siis see pettumus minuga võidakse rääkida või mind patsutada või ma ei tea, aga ma tean seda isiklikult oma elus, et mul on vaja tegemist teha ja tegemist teha sellisel moel, et ma lihtsalt parandan meelt oma kibedusest. Ma olen seda öelnud endale palju kordi, Eino, paranda meelt. Oled sa ise äkki öelnud endale? Pigem ütle ise, kui keegi teine ütleb sulle, sellepärast, et teise juttu ka on väga raske alla neelata. Keegi ütleb, paranda meelt. Oled sa kohe veel tuld täis. See inimene ei olnud läinud kibedaks. Miks ma olen siin 38 aastat olnud? Miks ma ei ole terveks saanud? Miks ma niimoodi sellises olukorras olen? Miks mul ei ole mitte kedagi? Kõigil on kõik olemas, kõigil on isegi see, kes talle jalaga annab. Mul ei ole isegi seda, kes mulle jalaga annaks. Et ma siin tiiki lükkaks. Nii edasi. Aga tal oli usku terveks saada ja Jeesus nägi seda. Ma olen täiesti veendunud, et Jeesus nägi temas seda usku ja ta ka nägi, et tal ei ole seda võimalust, tegi ta terveks. Ja ole hea, näiteks vaata teise kuningate raamatu, läheme Vana Testamenti. Teine kuningate raamat. Leiame kirjast üles. Siin oleme. Jaa. Teise kuningate raamat 6. peatükk. Ülistajad laulsid ühte laulu siin, esimene laul oli, et kui mina ei näe, et Jumal, sina näed. Et väga tihti ongi meil see, meil ongi vaja imet selles, et me näeksime midagi, mida me füüsiliste silmadega ei suuda näha. Et Jumal aitaks meid näha. Ma ei hakka kogu seda lugu ette lugema, aga see on 6. peatükk ja salmist. Salmist 8 võime lugeda kiiresti. Kui Süüria kuningas oli sõjas Iisraeli vastu, pidas ta nõu oma sulastega, öeldes seal ja seal teatavas paigas, ma asun leeri. Aga Jumala mees läkitas Iisraeli kuningale ütlema, hoia, et sa ei lähe sellest paigast mööda, sest süürlased asuvad sinna. Siis läkitas Iisraeli kuningas oma mehi sinna, millest Jumala mees oli temale rääkinud, teda hoiatanud, et ta hoiduks sealt ja see ei sündinud mitte 1 ega 2 korda. Ja Süüria kuninga süda muutus sellest rahutuks, ta kutsus oma sulased ja küsis neilt, kas te teate mulle öelda, kes meie omadest hoiab Iisraeli kuninga poole, teisõnu, kes on meie seest äraandja. Siis ütles üks tema sulastest, mitte keegi, mu isand kuningas, vaid prohvet Elisa, kes on Iisraelis, annab Iisraeli kuningale teada ka need sõnad, mis sa räägid oma magamistoas või kambris. Siis ta ütles, minge ja vaadake, kus ta on, siis ma läkitan ja lasen ta kinni võtta ja temale anti teada, et vaata, ta on Dotanis. Siis ta läkitas sinna hobuseid ja sõjavankrid ja suure sõjaväe ühte meest kinni võtma. Pilti. Ta läkitas sinna hobuseid, sõjavankrid ja suure sõjaväe ja nad tulid öösel ja piirasid linna ühe mehe pärast. See on juba päris koomiline. Vaatad,
seal ja vaatad tohutu sõjavägi. Ja see sõjavägi on sinu pärast seal. Päris hea tunne, jah? Mõtle. Täpselt nii juhtuski, kui Jumala mehe teener hommikul vara üles tõusis ja välja läks vaata, siis oli linna ümber sõjavägi, hobused ja vankrid. Ja teener ütles temale, häda mu isand, mis me nüüd teeme? Ma arvan, see on täiesti loomulik, täiesti normaalne reaktsioon, eks ole. Me võime seda lugu siin lugeda ja naerda, aga mõtle, kui sinu maja juures, vaatad rõdu pealt alla, vaatad tohutu armee on ümberringi, tangid ja kõik sõjavägi ja mis nüüd lahti on, siis sa saad aru, et sinu pärast on seal. See kogu see sõjavägi on sinu pärast kokku aetud sinna. Siis loomulikult see teener ütles, häda, mu isand, mis me nüüd teeme? Aga vaata, mida Elisa vastas. Aga tema vastas, ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. Ma võin lihtsalt ette kujutada, kuidas see teener oli seal. Yes. Ära karda, sest neid, kes on meiega, on palju rohkem kui neid, kes on nendega. On. Mina näen ainult, et sina ja mina. Et rohkem, et ma ei näe nagu. Ja see ongi see küsimus, et kuidas Jeesus ütles, eks ole, ühel korral ütles, õndsad on need, kes ei näe, aga siiski usuvad. On ju nii? Et meile on antud need ususilmad, mille kaudu me võime näha hoopis teist reaalsust. Ja see on ka, mida Püha Vaim tahab ikka ja jälle meie sees üles äratada, et aeg-ajalt me kaotame oma nägemise, mitte füüsilise nägemise, vaid vaimse nägemise. Ja see on miski, mida Püha Vaim tahab ikka ja jälle meie sees nagu üles õhutada, on see, et seda vaimset nägemist ja ta ei mõista hukka meid selles. Ta teab, et inimene ongi lihtsalt selline, nagu ta on, et me kaotame oma nägemise ühel või teisel hetkel. Et me ei näe nende silmadega, millega Jumal tahab, et me näeksime. Aga siin konkreetses loos me näeme seda, et teener on tõesti suures hädas, sellepärast, et kust otsast on meid rohkem kui see, mida ma oma silmadega täna näen. Sa võid oma rahakoti lahti teha ja vaadata ja sa näed oma reaalsust seal. Okei, täna rahakott, võib-olla pangaarve, võid oma pangaarve lahti vaadata. See on reaalsus, see on fakt. Mul ei ole mingit võimalust. Mul ei ole mingit võimalust soetada endale ei korter või oma elamine. Mul ei ole mingit võimalust üldse elus hakkama saada. Vaata mu palganumbrid, mul ei ole mingit võimalust. Reaalsus, see on reaalsus. Näed, mu palk on mu reaalsus. Mu töökoht on mu reaalsus. Mu võimalused on mu reaalsus. See on mu reaalsus. See on see, mida see vend ütleb, et näed, see on mu reaalsus, vaata, neid on palju rohkem. Aga Püha Vaim sinu sees genereerib midagi. See on usuvaim, mis sinu sees on. Usuvaim, mis on pandud sinu sisse. Sa ei mõtle seda ise välja, see ei ole midagi sellist, mida sa pead kogu aeg nagu ise kuidagi pressima. Vaid küsimus on see, et sa tead, kes Jumal on. Sa tead, mida ta on tõotanud ja sa lihtsalt hoiad sellest kinni, sõltumata sellest, mida sa ümberringi näed. Nagu me ennist rääkisime, et üks asi on see, et kui sul ei ole, teine asi on see, kui sa ei taha. See on väga suur vahe. Nii et see, et mul parasjagu ei ole, ei tähenda seda, et ma ei taha. Ja see, et mul parasjagu ei ole, ei tähenda seda, et mul ei ole usku. Mul on palju rohkem võib-olla usku, või sinul palju rohkem usku, kui see, kellel on midagi. Ja see, mis sul on kõige kallihinnalisem. Ja see on see, mida sõna ka ütleb. See kallihinnaline usk, mis meil on antud, eks ole. Ja see on see, mis sind hoiab igavesti alal, või ta hoiab sind kuni lõpuni. Ja seda usku ei saa sinult keegi ära varastada. Peale sinu enda, kui sa tahad loobuda sellest. Aga ma ei näe mingit põhjust, miks me peaksime sellisest asjast loobuma. Ja see on see, mida Jumal sellele mehele teeb, on see, et Elisa palvetas ning ütles, issand, tee ometi ta silmad lahti. Millised silmad? Vaimsed silmad. Tee ometi ta vaimsed silmad lahti, et ta näeks. Issand tegi poisi silmad lahti ja too nägi ja vaata, mägi oli täis tuliseid hobuseid ja vankreid ümber Elisa. See on reaalsus. See oli see reaalsus, milles Elisa pidevalt elas. Ja sellepärast ta ei kartnud. Mõtle ühe mehe järgi tulla suure sõjaväega. Ja
Ja sellises reaalsuses elame ka meie tihtipeale, et me elame selles usu nägemises. Ja see on tänasel päeval ülitähtis, et me selles usu nägemises elame, et meil on need ususilmad, mis näevad. Näiteks siin samas teise kuningate 7. peatükis, me ei hakka jälle pikalt ette lugema. On see Samaaria, eks ole, Samaaria lugu, kus Samaariat piiratakse. Nii tugevasti piiratakse, et olukord muutub välja kannatamatuks. Ja siis Jumala sõna peale, Jumal annab selle teadmise, et järgmisel hetkel või järgmisel päeval on olukord täiesti muutunud. Et palju jahu maksab ja palju on võimalik asju saada. Asjad muutuvad üle öö. Ja siis on seal üks pealik, ma ei hakka kõik ette lugema, aga salmist 18 ütleb, sest kui Jumala mees oli kuningaga rääkinud, öelnud, homme sel ajal maksab Samaaria väravas külimitu otri 1 seekli ja pool külimitu peent jahu 1 seekli, siis oli pealik Jumala mehele kostnud ja öelnud, vaata, isegi kui isand teeks luugid taevasse, kuidas see võiks sündida. See näitab ju uskmatust, eks ole. Pigem mõnikord ole lihtsalt vait, ära ütle siis midagi. Antud juhul oleks tarkus olnud lihtsalt olla vait, et kui sa lihtsalt ei usu, kui sina ei usu, palun lase kellelgi teisel uskuda. Et ongi, et kui sina usud, siis ära lase ennast üldse häirida kellegi teise poolt, kes ei usu sellesse. Mõnikord me käime ja räägime oma asjadest tervele maailmale ja otsime ühelt poolt seda toetust. Aga kui me seda toetust ei leia, siis me kaotame ise oma enda usu ka poolel teel ära. Oled sa kunagi kohanud? Lähed usus kellegi juurde, hakkad midagi rääkima, tuled tagasi, oled suurem uskmatu, kui oled selle usuga ära kaotanud, mis sul ennem oli. Ära siis käi läbi nendega, kes ei oska midagi tarka öelda. Või ole siis ise nii positiivne ja öelda, et ei, et muidugi ei ole mõtet solvuda kohe, kui keegi on negatiivne. Aga tuleb aidata inimest. Ja pigem ole siis ise see, kes need ususeemned inimesse külvab, et sinu positiivsus või sinu usujulgus on õnnistuseks teistele. Amen. Vaata, kui isand teeks ka luugid taevasse, kuidas see võiks sündida. Ja see on väga suur oht ja siin loos see asi lõpeb tema jaoks väga halvasti. Ütleb, et Liisa oli vastanud, vaata, sa näed seda oma silmaga, kuid ei saa seda süüa. Ma ei tahaks olla selles olukorras oma uskmatuse pärast. Et põhimõtteliselt asjad lähevad minust mööda, et imed juhtuvad, aga juhtuvad ilma minuta. Või et ma ei näegi neid. On asjad, mida Jumal tahab, et sa näeksid, on asjad, mida Jumal tahab, et sa kogeksid. Ja see väga palju sõltub meie usust, nagu me ütlesime, usk on nagu lihas. Et kui ma rohkem ei usu, siis ei toimi ka see. Aga Jumal tahab, et see toimiks ja kiitus Jumalale. 2 Korintlaste peatükk 4. Tuleme tagasi Uude Testamenti. Võime lugeda salmis 13 alates. Aga et meil on selle sama usu vaim, millest on kirjutatud, ma usun, sellepärast ma ka räägin. Siis meiegi usume ja me ka räägime. Ikka need asjad käivad käsi käes, et sa usud ja sa räägid. Ma ei pea rääkima tervele maailmale. Ma ei pea, teen jälle nalja selle Facebooki kallal. Ma ei pea minema rääkima, kui mul on usk millegis, ma ei pea minema kohe Facebooki selles kirjutama, et mul on usku. Siis kõik teised, kes kommenteerivad, teevad minu usu nii maha. Siis ma mõtlen, et ma pidin kirjutama. Oled sa kunagi äkki ise kogenud seda? Tulid hea mõtte peale ja mõtlesid, et jagaks seda mõtet kogu Facebooki maailmaga, usuvendade ja õdedega. Ja siis sa paned selle mõtte kirja ja kõik saavad täiesti teistmoodi aru,
mida sina mõtlesid ja tahtsid, siis sa hakkad kõigega vaidlema ja kõik see rõõm ja usk ja vabadus, mis sul oli, on kadunud ja sa oled saanud väga palju uusi vaenlasi, keda deliitida, keda välja arvata sealt oma nii-öelda Facebooki sõprade ringkonnast. Sa oled saanud tohutult palju tööd selle jaoks, et ennast püüda kuidagi õigustada ja nii edasi, solvuda. Siis mõtled, milleks? Ei ole vaja. See usk, mis sul on, hoia endale ja hoia seda. Kaitse seda. Hoia seda, mõnikord sa hoiad seda kui seemet oma südames, et see saaks kasvada ja idaneda. Ma olen teinud oma usuelus küll neid vigu, kus mõnikord püha vaim annab sulle mingi sõna ja teadmise. Võib-olla mingite isiklike asjade suhtes või teadmise tuleviku suhtes. Ja see seeme on nii tugevasti su sees, sa tead, et see on Jumal. Sa ei mõtlenud seda ise välja. Ja mul on suur kiusatus, et see on nii põnev, see on nii äge, see on nii võimas, et sa tahaks kohe minna ja jagada sellest ja ma olen pannud nagu kärsitu minema ja jaganud sellest ja sellest see on kuidagi ära kadunud. Loomulikult Jumal on täitnud need igatsused, mis ta on ka rääkinud või näidanud. Aga ma olen teinud palju liiga iseendale ja on mõned asjad, mis sa lihtsalt nagu, mul ei ole vaja nagu nendega kaubelda kellegi ees, mul ei ole vaja midagi tõestust. Ma tean, et ta on lapse kingades või ta on nii väike, vajab väeti, ta vajab kastmist, aga ma tean, et püha vaim on seda rääkinud, ma hoian nad lihtsalt alal. Nagu Maaria hoidis, eks ole, kui sa tead sõna, ütleb, et ta hoidis need sõnad oma südames, kui ta Jeesuse kohta räägiti. Ja siis ühel päeval, kui see seeme kasvab ja kasvab suuremaks, siis sa võid öelda, aga püha vaim on mulle sellest ammu rääkinud. Et sa nagu pead teinekord kaitsma seda, et ära jookse kohe sellega kuhugi suurde maailma. Et see löök võib tulla palju, palju rängem, aga sa hoiad ja kasvatad seda enda sees. Ja siis ta ütleb siin, aga meil on selle sama usuvaim. Ma usun, sellepärast ma ka räägin. Ja see usutunnistus on tähtis, siis meiegi usume ja meie räägime, teades, et see, kes äratas isanda Jeesuse surnuist, äratab meidki koos temaga üles ja seab enda ette koos teistega. Kõik sünnib ju teie heaks, et arm üha enamate inimeste tänu kaudu rohkenedes kasvaks Jumala austuseks. Ja siis salm 16, seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub või vananeb. Aamen. Uueneb seespidine inimene ometi päev-päevalt. Ja kui on meil täna inimesi, kes on vanemas eas, sest sõna ütleb, et vanem inimene ei pea muutuma kibedamaks aastatega, närbumaks, vaid isegi kui väline inimene vananeb, siis uueneb seespidine ometi päev-päevalt. Ehk siis vanuse poolest, mida aeg edasi, seda värskemaks peaks meie usuelu muutuma. See on see, mis mina siit välja loen. Seda nagu selliseks värskemaks ja ehedamaks, siiramaks meie usuelu muutub. Mitte, et mida aeg edasi, seda kibestumnamaks ma muutun kuidagi ja ma tean seda usuasja. Teie noored, te veel ei tea. Vaid vastupidi, et mina, kes ma olen vanem, suudan anda edasi seda siirast usku nendesse noortesse, nooresse põlvkonda. Amen. Sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratud suure igavese au, meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on möödav ja nähtamatu aga igavene. Jälle me tuleme tagasi selle nägemise juurde. Et on asjad, mis meie elus siin maisel teekonnal on asjad, mis on nähtavad, on asjad, mis on nähtamatud. Ja need, mis on nähtamatud, need on igavikulise väärtusega ja see on see, millele meil tuleks rohkem mõelda. Võib-olla see tuleb vanusega, aga kunagi ma mõtlesin, et kui mõelda üldse, kui ma olin noorem, siis ma kuidagi kartsin igavikku. Ma mõtlesin, et ma homme suren kohe ära ja kõik asjad jäävad poolikuks. Et ma ei näe seda ja
ma ei näe oma naist ja ma ei näe oma lapsi ja ma ei näe seda ja ma ei näe toda kuupäeva ja seda kuupäeva. Ma ei tea, mul olid sellised hirmud olid. Et ma kogu kartsin, et äkki saab elu kiiresti otsa ja ma ei näegi mitte midagi. Ma ei tea, võib-olla kellegil on veel. Ja siis ma nagu kartsin kogu aeg mõelda nagu igaviku peale, et igavik, mis asi siis igavik on, et hakkame selle peale mõtlema siis, kui oleme 80. Aga Jumal tahab, et me ei mõtleks igavikust kui hirmust lähtuvalt, vaid igavik on pandud meie sisse juba sellel hetkel, kui me sündisime. Igavik on meie sees ja kui me paneme oma silmad nendele asjadele, mis on igavesed, kui me mõtleme nendele asjadele, mis on igavesed, siis meie perspektiiv muutub, meie ajaline olukord muutub. Me hakkame asju nägema hoopis teises valguses. See on see, mis meil on ülimalt vajalik, et me ei näeks asju ainult tänases hetkes ja tänases olukorras, kus kõik eriti toimib nii-öelda kiirmeetodil, drive-in. Ma ei tea, kas ma kunagi olen rääkinud seda lugu, kui see oli mõni aeg tagasi, kui ma veel McDonaldsis käisin. Siis oli seal selline 90 sekundit ja anti mingi paber kätte. Võtsin oma tellimuse, eks ole, ja siis anti 90 sekundit või mingi paberi. Ausalt öeldes ma nagu ei vaadanudki selle peale, et viskasin selle paberi sinna nurka ja siis anti mulle see tellimus või sain oma asjad kätte ja siis, et oli 90 asja, 90. Kas oli aega? Ma ei saa aru üldse, mis te räägite. Et ei, et 90, kui 90 sekundi jooksul ei ole teie tellimus täidetud, siis teil on õigus nõutada veel midagi lisaks, vist või üldse tasuta said selle. Ja siis ma järsku mõtlesin, et kuhu me oleme jõudnud, et meil on selline ühiskond, klienditeenendus. Ja loomulikult, mida kiiremini sa pakud oma toodet ja ma saan kõigest sellest aru, aga mõtle, kui sa ise oled seal see teenendaja. Eks ole, sina istud seal oma laisa tagumikuga oma autos, eks ole, ja vaatad seda kella osutit ja vaatad, kas ma saan siit selle teise kätte või ei saa. 1 sekund läks üle. Te ei täitud õigel ajal ja miks te ei ole, ma tahan seda juurde saada. Ja siis vaatad neid inimesi, kes nagu sipelgad hüppavad sealt ühes kohas teise, eks ole, nad ei ole inimesedki, nagu sipelgad seal, eks ole, kes peavad selle laisa tagumiku inimese soove täitma, eks ole, ta ei jõua oodatagi. Ta ei jõua oodata 90 sekunditki. Ja siis me räägime siin mingisugust Abrahamist, kes ootas 25 aastat. Tere talv. Me ei jõua, ma ei tea, poolt tunnigi. Ma saan õpilased ei jõudnud ka tund aega oodata ega palvetada. Me räägime siin 25 või tead, 100 aastast. Ja kui me räägime igavikust, et mõni asi sünnib näiteks igavikus. Kui meile antakse kätte 90 sekundi paber, eks ole, kus kõik me soovid täituvad. Ja siis me tuleme oma sellise pagasiga, tuleme kogudusse. Ja siis meil ka ei täitu see 90 sekundiga, too ei täitu, ma olen minema. Ja sa aru, meil on aju nii ära soodastatud, et meil on antud sellest ühiskonnast nii palju vale pilti, et see kannatlikkus ja püsivus, mille tõttu sõna ütleb väga selgelt. Teile läheb vaja kannatlikkust ja püsivust, et te saaksite kätte Jumala tõotused. Ja on tõotused, mida me saame kätte selles maailmas, siin maises elus, ja on tõotused, mida me saame kätte igavikus. Sõna ütleb seda väga selgelt. Loeme Heebrea 11. peatüki usu kangelastest, loeme Heebrea 12, öeldakse väga selgelt, et enamus neist tervitasid neid tõotusi kaugelt, ilma kätte saamata, aga mitte neid omamata. Nad omasid seda. Usk oli see usk, mis neis oli nii veendunud Jumalas. Neil oli see otse, kui neil oleks olemas. Nad elasid otse, kui neil oli see olemas. Ometi kõiki asju nad ei saanud oma käega katsuda, aga siiski see oli neil olemas, rohkem kui mõnel teisel. See on selline väärtus, see on selline elu, mida
Jumal kutsub meid elama. Mitte 90 sekundi elu, kus kõik meile kätte tuleb, vaid kus me ootame, me palvetame, oleme kannatlikud, me oleme püsivad, me oleme tänulikud. Ja meil on ususilmad, mis ei kao ära, kui mingi olukord muutub või. Mõtle Noa peale, ma kohe lõpetan, ma maandun. Mõtle Noa peale. Ehitada laeva. Iga päev tulla välja 100 aastat, eks ole. Iga päev tulla välja oma haamri ja siis ma saan aru, kui tal on pojad ka, eks ole. Jah, hops, ma läksin kaadrist välja, ma tulen tagasi kohe. Mõtle, kui sul on pojad. Jah. Kui sul väikesed, siis nad käivad sul järel. Pole probleemi, eks ole. Lähen isaga kogudusse või läheme isaga kogudusse. Isa ütleb, nüüd lähme, kõik lähevad, ei ole probleemi. Aga kui pojad kasvavad suuremaks ja isa ütleb, lähme jälle. Ei, täna ma ei viitsi. Mis mõttes ei viitsi? Enam käskida ei saa. Aga mõtle 100 aastat. Ennast lolliks teha. Ei ole ei vihma, ei ole ei midagi, ei mingit kastet ega midagi taolist. Pole olnudki midagi taolist. Aga sõna ütleb, et Noa ehitas Jumala kartuses. See oli Jumala kartus, mis teda nii-öelda ajendas ehitama. See oli sõna, mida Jumal oli talle andnud ja hoida seda alal 100 aastat. Ja iga päev nii-öelda tulla välja ja minna jälle ehitama, tegema midagi sellist, millel ei olegi nagu loogilist lahendust või loogilist selgitust. Kuidas sa sellele maailmale selgitad midagi sellist? Ja iga päev kogeda pilget. Ma ei tea, kuidas neid kutsuti. Ma ei tea, kuidas nendega, kas neist hoiti kogu aeg eemale või? Nad olid usuhullud või ususekt või? Ma ei tea, kuidas neid kutsuti kogu aeg. Paadimehed, keset kõrbe paati ehitada. Ma saaks aru, kui sa vahemehe mere ääres ehitaksid endale laeva, aga kõrbesse sinna. Teha midagi sellist, mis on täiesti vastuoluline. Ma saan aru, et võib-olla Jumal ei kutsu meid täna seda paati ehitama. Aga siiski ta kutsub meid olema ustavad talle. Ja see nõuab meie käest neid ususilmasid. Et me ikka jälle näeme, sõltumata sellest, mida keegi ütleb või survestab, me hoiame alal selle ususeemne südames. Ma usun, sellepärast ma ka räägin. Mõnikord ma räägin iseendale. Mõnikord võib-olla räägin ka mõnele teisele. Ja tuleb aeg, mille uksed sulguvad, nagu Noa puhul oli. Jumal pani ise ukse kinni. Ja siis loomulikult oli asi selge. Aga sinu usk on loodud võitma. Ja seda ei saa mitte keegi ära varastada. Nii et tulles tagasi lõpetuseks. Meil on eestkoste. Miks me ei nõrke, nagu sõna ütleb, et ärge nõrke. Teie, kes te usute, saate suure palga või ärge heitke ära oma julgust. Et mis meid aitab nõrkemast? See, et me vaatame Hebra 12, esimene peatükk või esimene salm ütleb, et me vaatame meie usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata meie eest kannatas. Et meie silmad on tema peal ja teiseks, et meil on hulk tunnistajaid. Neid võid sa kodus lugeda, Hebra 11, meie usu kangelased ja kõik ka teised, kes on läinud nii-öelda meie eel, kes on oma usuelu võitnud ja läinud usus hingama. Aga nemad ei ole ka kätte saanud veel kõike seda, mille nemad ootavad meid, kuni meie oma nii-öelda võidujooksu lõpetame. Aga nemad on kõik need tunnistajad, see pilvtunnistajad, kes julgustavad meid, et ära anna alla. Et ära anna alla. Et need hetkelised viletsused, need on hetkelised viletsused, asjad muutuvad. Võib-olla nad ei muutu ühe päevaga, nad võib-olla ei muutu 90 sekundiga, nad ei muutu võib-olla isegi aasta jooksul, võib-olla isegi mõni asi ei juhtu isegi 10 või 20 või 30 aasta jooksul. Ja mõnda asja sa näed juhtumas alles hiljem. Mõnda asja näed sa juhtumas alles oma järeltuleva põlvkonna elus. Mis siis?
kui kõik asjad koguduses ei juhtu ühe põlvkonna jooksul. Jumal on põlvkondade Jumal. Peaasi, et meie usk oleks siiras, et see, mis on meie ülesanne teha, meie teeksime. Saad sa aru? Igal inimesel, igal põlvkonnal on oma ülesanne teha midagi, täita oma vastutus. On kuskil algus, on kuskil lõpp. Ja kuskilt ma annan midagi üle. Kui mina jääks sellesse kinni, kui ma mõtlen, et mis kõik ei ole veel juhtunud, ma ei saaks eladagi. On palju asju, mis ei ole juhtunud. No mis siis? Tee ikka seda edasi, mida sina pead tegema. Ja küllap siis teised teevad midagi muud edasi, mis nemad peavad tegema. Aga ma ei lase ennast kuidagi ära nii-öelda vintsutada vaenlase poolt või et pettumus tuleks mu sisse, kibedus, et see asi ei ole juhtunud. Siis Jumala töö ei ole jäänud seisma. Et on see, kes võtab ja kannab edasi. Minu asi on anda edasi seda usuvaimu teistesse, püsivust ja kannatlikkust. Amen. Et see, mis ma soovin täna, on, et Jumal jätkuvalt hoiaks meie ususilmad nii-öelda erksana ja valgustatuna, et me ei kaotaks ära seda usujulgust, mida Jumal on pannud meie sisse. Ta on andnud igale ühele usumõõdu, ta on andnud igale ühele väe. Isa, ma tänan sind selle eest, ma tänan selle koguduse eest, ma tänan iga ühe eest, isa, ma tänan sind, et me ei pea ennast kellegiga võrdlema, me ei pea ennast kellegiga võrdlema, isand, ma tänan sind, et see usuvaim, mis sa oled andnud igale ühele, ma tänan sind, isand, et see on nagu lihas, mis sa oled andnud, et treenida ja ma tänan sind, Jumal, sinu kaitse eest, sinu väe eest, isa, ma tänan sind sinu armastuse eest, ma tõesti tänan sind, isa, et me võime näha kaugemale, me võime näha seda, et Jumal, sina oled valmis pannud iga ühe nende jaoks, kes sind armastavad. Aitäh sulle, isand. Aitäh sulle, Jumal, me lihtsalt ülistame sind ja kummardame sind, me täname sind sinu vaimutöö eest meie südametes. Ma tänan sind, isa, õhuta üles see usk, isand, meie sees. Kui isand, me oleme kuskil osas ära kaotanud, isand, oma siira usu, isand, õhuta see üles. Isand, kui me kuskil otsas, isand, mingil põhjusel oleme pettunud, isand, pettunud iseendas või pettunud sinus või pettunud teistes. Isand, me lihtsalt tahame meelt parandada. Meil ei ole mingit muud ravi sellele, kui lihtsalt öelda sulle, isand, puhasta meid kõigest patust. Puhasta meid, isa, ja me tahame siira südamega teenida sind. Ja me tahame olla need, kes ka oma usku, kes usku kannavad, isand. Et kui nad kohtavad meid, isand, et see usk on nakatav, isand, et see tõstab ülesse, mitte ei kisu maha, isa. Ma tõesti tänan sind, isand, usuvaimu eest, iga ühe inimese üle, kes täna on siin ja kes meid täna kuulavad, isa. Ma tänan sind, et usk, mis muudab maailma, mis liigutab mägesid, isa, ma tänan sind selle eest, et sa oled andnud selle usumõõdu iga ühe sisse. Ma tänan sind, isand, ja need kohad, isa, mis on kuidagi närbunud, isa, ma tänan, me võime kuulutada elu nendesse valdkondadesse, elu, isand, et see mees, keda sa nägid, et tal oli usku terveks saada, isa, ma tänan sind, et imed on võimalikud, et lahendused saavad tulla sinu käest, isa. Me tõesti täname sind kannatlikkuse ja püsivuse eest, isand, hoia meid ja kaitse meid, isand, kõigest kurjast, isa, et kuri ei puutuks meisse. Isa, ma tõesti tänan ja kiidan sind imede eest ja lahenduste eest sinu käest. Jeesuse Kristuse võimsa nimel. Amen. Olge kõik väga hoitud. Suur tänu, Eino, selle julgustava ja selle samas ka väljakutsuva sõnumi eest. Usaldada seda, mida Jumal meie sees, meie keskel ja meie kaudu teeb. Et tõesti see usk kuidagi moodi ära ei närbuks. Vägev. Lähen edasi teadetega nüüd meie
Jumala teenistus veel järgmisel korral toimub ülekandena, et oleme kaalumas, kuidas ülejärgmine kord teha, et kuidas piirangud leevenevad. Aga 16. mail on koguduse väljasõit. Ja selleks, et saada osaleda sellel väljasõidul, on hästi oluline, et te registreeriksite ja võtaksite ühendust Rait Sooliga. Et tema kontakti me paneme ka meie koguduse kodulehele välja, sealt saate tema kontakti ja olge usinad registreerima. Et sellega me saame siis arvestada transpordiga. Me oleme minemas Kiidjärve kanti. Täpne koht selgub, kui palju on. Seal on see Valgesoo ja erinevad need võimalused, nii et lähme mingisse RMK lõkkeplatsile. Aga nüüd ka hästi oluline selle väljasõidu juures, et see ei ole lihtsalt üks väljasõit, vaid selle väljasõidu nagu üks oluline teema on meie lugu, minu lugu. Ja sellepärast ka ma annan 2 küsimust, te võib-olla näete praegu ekraanil neid, aga need küsimused tulevad ka kodulehele. Ja see esimene küsimus on, mis tõi mind Kristuse juurde? Mis tõi või mille läbi ma hakkasin uskuma? Ja teine küsimus on, mis hoiab mind täna selles usus? See teema saab veel edasi arenema, aga need on need esimesed küsimused. Ja siit järgmistel kordadel me läheme edasi, et kes olid need inimesed, kes aitasid meil jõuda selleni. Ja sealt läheb veel edasi ja kui meie koguduse keskel ja kirikus on ka praegu nagu see evangelism, jüngerdamine nagu uuesti tõstetud esile, et need on asjad, millele tuleb keskenduda. Te olete neid kuulnud läbi meie jutluste, sõnumite, siis me tahame nagu igatepidi aidata meil mõista ja aru saada, miks üks või teine asi on nii oluline. Et me mõistaksime, teaksime ja see, mida me mõistame, teame, me annaksime edasi. Et see usk Jumalasse, et see ei piirduks meiega, vaid see jõuaks meist edasi. Nii et olge siis varmad registreerima, kogu info saate meie kodulehelt. Ennem kui ma lõpetan, siis ma palun, et me jääksime veel korraks palvesse ja üks pere saatis eespalve, kus olukord on keeruline ja eelkõige selle suhtes, et nad on võtnud kasulapsed. Ja need kasulapsed, siis et nad ei saanud nagu oma tahtmist, siis nad esitasid valesüüdistuse nende vastu. Ja süüdistused on väga karmid. Ja nende eespalve on, et tõesti tõde saaks tulema esile. Et ametnike vahest ei huvita see nii tõe välja selgitamine, kui see, et näed,
lapsed on kannatajad ja siis kindlasti vanemad on süüdi. Nii et palume, et tõesti Jumal tooks tõe esile. Issand, me lihtsalt täname sind selle pere eest. Me täname sind, issand, nii nende kasuvanemate kui ka nende laste eest. Me täname, issand, et sina ei tee vahet inimeste vahel. Sina armastad neid kõiki. Issand, ja kui ka selles keerulises olukorras on ühed süüdistanud teisi ja teised võib-olla vastupidi süüdi. Issand, meie ei tea neid kõiki detaile, meie ei tea, issand, aga sina tead. Issand, me palume eelkõige nendele kõigile sinu armu, sinu andestust, sinu lunastust. Ja seal selle kõige keskel, issand, et ka nad võiksid leida armu, issand, sinu ja nende ametnike silmis. Issand, et see tõde võiks tulla esile ja see tõde võiks olla see, mis toob sinna suhtesse vabalduse, mis toob sinna suhtesse läbipääsu, mis toob sinna suhtesse ühe harmoonia. Nii nende vanemate omavahelisse suhtesse, nende laste omavahelistesse suhtesse, laste ja vanemate vahelisse suhtesse ja samamoodi ka nende ametnike suhtesse. Et tuleb üks harmoonia, üks tasakaal, teineteise mõistmine, lugupidamine. Issand, palun, puuduta sina neid selle olukorra keskel. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Aga issanda Jeesuse Kristuse arm ja püha vaimu osadus olgu ja jäägu teie kõikidega. Amen. Et sellega meie tänane teenistus lõppenud. Julgustan sind osa võtma ka teisipäevasest palvekoosolekust. Et olge väga hoitud.